Mis on maastikukujundus? Maastikukujundus on üks väliseluruumi töö. See töö hõlmab nii planeerimist, projekteerimist, väljaehitamist ja hiljem ka hooldamist. No maastik igal juhul kujuneb ise, sellepärast, et nii kui inimene annab looduse volile, nii hakkab loodus seda maastikku kujundama. Et küsimus on ainult selles, et kas loodus arvestada teda, eks ju, kas lähtuda rohkem looduslikest tingimustest või siis jätta täiesti inimese poolt. Aiaomaniku soove arvestades visandab Ülle tulevase aia kavandi. Selle alusel koostatakse kaustade viisi projekte. Lillede istutamisest on asi esialgu kaugel. Pigem sarnaneb see töö tavalise ehitusprojektiga. Üksi pulgi joonistatakse lahti tulevase aia mõõdud ja kõrgused, planeeritakse pinnas ja veekogud, teed ja terrassid, valgustus- ja istumiskohad. Need joonised ja lõiked on tulevase aia selgrooks. Kui me nüüd sealt projekteerimise juurest edasi lähme, eks ju, projekt saab valmis. See on päris mahukas, eks ju, meil on seal mitu lehte kohe. Siis seal platsi peal hakkabki see, et töödejuhataja märgib selle projekti maha ja siis tuleb võtta, kes võtab labida, kes tuleb kopaga, eks ju, ja hakkab üks niisugune päris mudane ja must töö. Kaasaegses aiakunstis enamik töid on küllalt ehituslikud, just nimelt teed, veekogud, puhkeplatsid, grillimise kohad, igasugused tugimüürid või lihtsalt müürid, piirdeaiad, väravad, spordiväljakud. Seal ei ole taimestamisega suurt midagi tegemist. Meil on palju erinevas stiilis aedu ja aiakesi. Kas on ka üks valitsev stiil? Eesti aiakunsti juured on ju puhtalt saksapärased. Sest kõik, mis Eesti taluaeda tuli oma isast, mõisa ümbruse lilled, kõik samamoodi, kes kuskilt seemne sai või mingi lille üle liigi ära korjas. Nii et tegelikult ikkagi väga palju on mõisaparkidest ja sellelt lähtuvalt ta on ikkagi suhteliselt vabakujuline. Aga samas on täitsa ajaloolised uurimused ja võtame kas või see 30. aastate kodukaunistusliikumine, kui tehti tüüpprojekte nendele asunikutaludele, siis olid ju täitsa regulaarsed. Täiesti kopeeriti lausa seda mõisa, olid kõik puiesteed, olid maja ümbrus oli regulaarne, täiesti regulaarsed viljapuuaiad. Nii et võta kinni, mis see eestlasaed on. Millegipärast arvatakse, et on nii väga metsik ja kasekesega ja heinamaaga, aga tegelikult sellel ei ole mingit põhjendust. No täna oli siin vahepeal tänu vist puukoolidele või sellest, et Vene ajal oli ikkagi neid okaspuuvorme niivõrd vähe saada, oli täiesti selles mõttes stiilitu, et stiil oli üles ehitatud taimedele. Et oli seisukoht, et mingi tee peab olema, eks ju, kindlasti majani, et on muru ja siis arutult kokku istutada eelkõige just neid okaspuuvorme või ilusaid asju puukoolist. Aga muidugi ka alati see kamin või selline raske paesein selle kaminauguga on kuulunud selle Eesti aia südame sisse. Ja siis on muidugi kiviktaimlad, see on ka must have, mida alati osatakse küsida. See on see projekteerija või maastikukujundaja tarkus, et ta oskab seda ruumi mõelda ka 5 ja 10 aasta pärast. Ja juba taimede paigutamisel ja ruumide välja joonistamisel sellega arvestada, mis siis paistma jääb ja mis ei jää.